Tere kõigile vaatajatele. Siin on siis video, kuidas Google Search Console ehk siis SEO tööriista, mis siis aitab jälgida, kuidas Google'is otsingumootorites sul läheb. Et kuidas siis seda oma kodulehega liidestada. Et selleks on mitmeid võimalusi ja siin on ka mitmeid erinevaid konkse või siis seoseid, mida tuleks jälgida. Ja et nende kohta ma kirjutasin tegelikult just pikema blogipostituse, et siin saab samm-sammult ja piltide järgi ilusti vaadata ja jälgida. Et milliseid samme jälgida ja mis põhjusel, et mis kujul näiteks kodulehe aadress tuleks sinna lisada ja mida jälgida. Et see on siin kõik olemas. Aga et kui oled Search Console'i siis sisse loginud oma Google'i kontoga ja sul siin midagi ei ole, siis on täiesti tühi leht alguses. Ja tuleks siis nurgast hakata uut kodulehte liidestama selle programmiga. Et siis siia vajutades, et kui sul on juba olemas siin, siis need ilmuvad siia. Mul on siin 10, et siis sa saad siit valida nende vahelt, millist domeeni sa vaadata tahad. Aga kui mul ei ole ühtegi, siis ma vajutan add linnukese peale ja ilmub siis 2 varianti. Kas domeeniülene või siis aadressipõhine lisamine. Ja peamised erinevused on siis, et domeeni oma käib natuke keerulisem kohati, tuleb üks kood kopeerida oma veebimajutuse seadetesse ja see siis näitab kõikide sinu kodulehe osade, et kui sul on mingid alamdomeenid või mitu funktsionaalsust www-ga ilma näiteks aadressid, et siis see on kõige kindlam viis, et kõik kodulehe osad on nähtud või sa ekstra tahad näiteks mingi poodi lahus hoida, ainult poe SEO tulemusena, siis on see koht. Kus sa ei saa seda teha, töötab kõik tervikuna, et siis tuleks kasutada seda, et kui sa tahad siin näiteks ainult mingit www-ga versiooni või ainult pood.domain.ee, et siis tuleks seda kasutada ja mina peamiselt kasutan seda meetodit, kuna mul ei ole klientide domeeni ligipääsu alati ja mul on ainult kodulehe ligipääs, ehk siis selle jaoks on vaja sul veebimajutuse või Zone'i või mis iganes teenusepakkuja ligipääsu. Ja siin on siis vaja ainult kodulehe ligipääsu selle liidestamiseks ja üldjuhul mina siis kasutan seda teed. Et siia siis tuleks panna ainult koduleht või domeen ja siia tuleks siis panna kogu domeeni tee ehk siis ja et selle miinus on nüüd see, et tuleb tõesti jälgida, et kui sul on näiteks sertifikaat puudu, sul on sellisel kujul leht või sul on www-ga leht veel olemas, et siis millise neist sisestad, siis ta võtab ainult seda. Ja kui sul näiteks olemas www-ga ja ilma versioonid, siis sa näed ainult ühe tulemusi, ehk siis pool tulemustest tõenäoliselt on kadunud. Ehk siis veendu, et sul on ainult ühe versiooniga koduleht kättesaadav ja näiteks kuidas seda veebimajutusest teha, on see, et kui nüüd minna kodulehe alla või veebiserveri alla, et siis siin on need seaded ilusti olemas, kus sa saad siis üle vaadata, kuidas on suunatud minu koduleht, et kas ta on kuskil sassis või ei ole sassis, et muidu on üks paras kaos sellega. Mul läks hetk aega, et see leida, domeeni suunamine, et siin on siis olemas, kui kõik need on rohelised, siis järelikult on kõik hästi, sul ei ole mingisugusest trikki ja näed, et domeen on ainult ühe meetodiga kättesaadav. Ehk siis siit tõesti, kes veebimajutust kasutavad või Zone'is on need samamoodi või ükskõik mis muus tarkvaras, et siin oleks ainult SI-ga versioon, et siin oleks ainult www-ga või ilma, mitte mõlemad, default on mõlemad, lülitage see kindlasti ainult ühe peale ja see suunamine 302 pealt 301 peale siis salvesta. Et siis on õige. Ehk siis need siin kõik rohelised, siis on kõik hästi. Kohe tuleme siia tagasi. Kui ma olen nüüd siia kirjutanud oma domeeni, vajutan continue, siis ta natukene mõtleb ja annab mulle siis juhised. Mul on siit vaja seda kopeerida selle koodi ainult, copy. Ja siin on ka juhised, kuidas seda teha, aga nii veebimajutuses kui Zone'is on see samamoodi. Et siin vajutada nimeserver Zone'is ja tulevad siis need domeeni seaded. Mul on vaja leida, kus on DNS kirjed. Panen muuda, kerin kõige lõppu, lisa uus. Siia kopeerin nüüd siis selle sama, mis ma
sain sealt Search Console'ist ja tekstikirjaks valin TXT ja nüüd vajutan salvesta. Ja siis need muudatused nüüd võtavad aega ja läheb natuke aega, et need siis jõuaksid siia ja kui mul on nüüd, ütleme 5 minutit ootan, 10 minutit, võib-olla mõnikord tunni aja pärast, et jäta see aken endale lahti, sa saadki siia tagasi tulla, aga pigem jätta lahti, see on sul meeles ja vajutad Verify. Ja siis, kui kõik hästi, siis tuleb siia roheline aken, et kõik on hästi. Antud juhul seda praegu ei ole. Nii, ja teine variant oli siis aadressi põhiselt. Trükin siia oma aadressi, continue, ja nüüd ta annab mulle siis hunniku erinevaid meetodeid. Et kõige esimesena pakub ta HTML faili alla laadimist ja siis ma pean selle oma kodulehe kausta laadima. Näiteks veebimajutuses peaks olema siis veebiserver ja sealt failid. Aga et see on tunduvalt keerulisem, see vajab jälle kuskil ringi tuhlamist, et HTML tag on kõige lihtsam. Sa kopeerid lihtsalt selle koodi oma kodulehele, aga on olemas ka teisi võimalusi, näiteks kui sul Google Analytics sama Google'i kontoga seotud, siis isegi seda akent ei tule, et peaks kohe roheline tulema, et on liidestatud. Või siis saad siit ekstra panna Verify. Aga HTML tagi puhul jälle kopeerid selle ja nüüd ma lähen siis oma kodulehele. Et kui mul on olemas Yoast või RankMath plugin, et siis vajutad siia peale ja antud, siin on nüüd mitu versiooni, siin on mul ka pildid olemas RankMathil või sellel Yoastil on mitu versiooni. Vajutan nüüd Settings, Connections, et nüüd tekivad siia need verification code'i erinevad lahterid ja nagu näha, siin Google'i lahtris on mul juba midagi kirjas. Et siis ma lihtsalt antud juhul, kui ma siit koodi kopeerin, tegelikult siin on veel mingisugune metaneimi asi, et kui ma selle copy panen, siis ma tavaliselt kopeerin ta lihtsalt aadressi ribale ja võtan siit ainult selle koodi ja kopin selle koodi ainult. Ehk see läheb siis nii-öelda SEO programmi, see kood. Ja kui see on tehtud, siis kuskilt lõpust tuleb otsida salvesta või siin isegi pole vaja salvesta vajutada, automaatselt on salvestatud. Teine asi on nüüd mingisugune plugin. Näiteks kui sul ei ole Yoasti, sul ei ole RankMathi, sul ei ole ühtegi SEO pluginat, võid otsida teema võimalused olemas. Mina näiteks enda teemat antud kliendi puhul tunnen, ma tean, et mul on Salient ja lähen seaded ja mul on siin skript ja mul on siin koht, kus ma saan kopeerida oma koodi. Aga kui sa ei tea, kus see sul on või ei leia, siis võta pluginad, lisa uus. Siia panne header code näiteks sisse, on see otsingu termin. Ja siis tegelikult ükskõik neist, milline juba töötab, ehk siis kas see või see või see või see, et kõik loovad selle välja, aga nüüd on, kus see siis teeb, et sa pead selle pärast üles otsima, insert, headers, on minu arust kõige lihtsam plugin. Et see on siis see, kus on 100 000 installimist, VP Brigade'i oma, et näiteks see plugin, mis on kõige populaarsem, miljon paigaldust, tuleb väga palju lisavälju ja teeb kodulehte, koormab natukene üle, aga et see plugin, kollane insert headers, et kui see on nüüd, mul on, paned siis paigalda ja lisad ära, lülitad sisse, siis tekib sätet alla siia VP headers and footers ja kui ma siia lähen, nüüd on mul siis see lahter, headeri lahter, kus ma saan siis lihtsalt paste ida, antud juhul mitte enam koodi. Mul on nüüd vaja siis tervet seda täispikka. Nii, näed, läheb ilusti roheliseks siit algusest ja nii edasi, et kui see on nüüd siia kopeeritud, siis on kõik, tuleb lõppu vajutada salvesta ja minna tagasi Search Console'i ja nüüd siis see meetod, mis ma just tegin, HTML tag. Lisasin siis koodi jupi oma kodulehel, on vaja siit vajutada Verify. Natuke läheb aega, kui ei saa, tuled jälle hiljem tagasi, aga et see teade tuleb siis roheline teade, et läks kõik hästi. Ja kui see on tehtud, siis hakkavad sulle tulemused Search Console'i tekkima, et need ei tule kohe. Et siin ma ka kiirelt kirjutasin, mida miski tähendab ja mida võiks jälgida oma kodulehe puhul, aga et need tulevad 2-päevase viivitusega siia. Et siin on juba, mul on ju pikemalt ajalugu olemas, aga et kui sa täna selle lisad, siis näiteks nädala või 6 aja pärast on sul juba ka andmeid, mida siia vaatama tulla.
ja see ongi kõik, et blogipostitus on tegelikult samm-sammult kõik see info olemas, et ma praegu näitasin ka lihtsalt selle visuaalselt ette ära, kes seeläbi kiiremini saaks aru või leiaks õiged kohad üles.